Teaduslikud uuringud näitavad, et tuleviku õppimine on esiteks õppijakeskne, teiseks on informaalne, et igal ajal igal pool, ja kolmas, et on partnervõrgustiku põhine, ehk siis need õpilased õpetavad üksteist, mitte õpetaja.
kuidas on vene keeles tšau? Tšau on, no neid on erinevaid, sest tšau võib öelda пока, до встречи, до свидания. No rohkem me enam ei teagi. Siis ma tean. Minu unistuste koolis võiks olla ruum, kus saab puhata vahetunnis. Minu meelest võiks olla niimoodi, et kooli võiks ööseks jääda ja siis seda ööl räägitakse nagu õudusjutte ja kutsutakse vaime välja. Rohkem nagu inimene saada tegeleda sellega, millest ta ise nagu huvitatud. Selles mõttes, kas või tekib mingi idee, siis sa lähed ja tegeled sellega, mitte ei pea kusagil tuupima mingit mõttetut teksti pähe, mis on täiesti ajulage, mis on ajast juba maas. Minu unistuste koolis võiks saada iga vahetund ujuda. Ja kooli alguses võiks saada räpaka. Koolis võiks olla niimoodi, et kui sa tunni ajal ära väsid, siis sa võid sealt ära minna ja ei pea Kodus õppida. Miks sa kodus õppida ei taha? Sellepärast, et peale kooli võiks hoopis lõbutseda. Aga kas lõbutsena võib olla ka õppimine? Näiteks sa omad mingi huviringiga just nagu õpidki, vaatame, sulle meeldib mingi kunst ja siis sa lähedki kodus, tegeled ise nagu enda kunstimise arvamusega. See on samamoodi õppimine. Eeva, vaata, kas kummitustest rääkimine on õppimine? Jaa. Aga kas see õppimine on lahe? Jaa, minu meelest. Et ühesõnaga, kui sa vaataks kodune töö, et uuri välja mingi kummituslugu, kas see oleks nagu vastik kodutöö?